Tervist! Täna ma räägin siis natuke liiklusest ja räägime õnnetustest, kuigi see ei jõua inimestele eriti kohale, aga rääkida tasub ikka. Kus sa selle uudise leidsid? Mu kaaslane leidis ühe artikli, kus on kirjas, mis autojuhid meil on. Vaat nii. Mingi kiire masina, Team Offers. Ajaloo alt äkki. Tõmme Norra raja. Saades Facebooki, tule. Video lausa või? Okei. Mis asi? See on nagu kas see pudeliga mehele seal saama? Väga hea. Ma panin just autoga matsu. See videol on mingi heli ka juures või? Mingi reklaam on. Kuulame seda videot korra. Ma panen lingi descriptionist ja siis te pärast saate ise vaadata seda. Opadi. Tallinna Saku teel juhtunud 2 auto kokkupõrkes sai vigastada 6 inimest. Täna kella 13:40 paiku juhtus raske liiklusõnnetus Tallinna Saku teel Tammemäel külas, kus põrkasid kokku 2 sõiduautot. Subaru XV tagajärjel sai kannatada 6 inimest, kes toimetati haiglasse. Selle aasta 15. juuliga seisuga on 702 inimene kannatanud liiklusõnnetus, millest on viga saanud 820 ja hukkunud on 31 inimest. Möödunud aasta perioodi juhtus 721 ja 980 elu kaotus 31. Meil on oskamatud autojuhid lihtsalt. Ma tean, mulle see uudis ei jõua nagu kohale. See on ajuvaba lihtsalt.
ma ei saa aru nagu, inimesed teevad load ära ja ei oska sõita ikka autoga. ma imestan nagu noori tänapäeval. Nad sõidavad, aga panevad oma võimed proovile. Load on tehtud, pannakse võimed proovile, oh jess, ma oskan sõita, onja. Ja siis pannakse matsu, kus saavad inimesed viga lihtsalt. See lihtsalt näide, see on nagu selle artikli kohta, aga see on üldine jutt lihtsalt nagu. Selle artiklis on sellist juttu, aga ma tegin üldiselt juttu, sest ma kuulen iga jumal päev mingeid liiklusõnnetusi lihtsalt. Lõpetan tööpäeva ära, läheb üks 20 minutit mööda ja juba on mingi Sky Plussis on teada, et liiklusõnnetused, keegi peab hommiku ära matsu lihtsalt, enne tööle minekut ka nagu. Ma ei saa aru sellest, miks inimesed liiklevad nii valesti. Mul endal ei ole autot, ma siin räägin, et sa võib-olla ise ka ei oska autoga sõita. Ma tõesti võib-olla ei oska autoga sõita, jah. Aga ma nagu näen kõrvalt, kuidas inimesed suhtuvad liiklusesse jumala ükskõikselt. Ei hooli teistest ega ma ei tea. Pannakse lihtsalt matsu. See on nii palju artiklid on olnud, kus on noored, kes sõidavad autoga ja siis mitmekesi ja siis panevad matsu. Ma ei saa nagu aru. No jah. See on ka võimalus. Aga kallid autojuhid, ma ei saa teist aru, kes juhivad autot valesti. Panete võimed proovile. See on ajuvaba lihtsalt. Minul, kellel ei ole autot, on ja räägin siin sihukest juttu, aga ma näen ju kõrvalt, kuidas iga päev panevad inimesed autoga matsu. Ma ei tea, selleks ongi nagu tehtud simulaatorid või rallimängud, et te saate harjutada nagu mängimist. Aga nagu ma ei tea. See ei ole ka nagu okei, et minna autorooli, oh jess, ma olen nüüd boss, ma oskan sõita ja siis mitu inimest istuvad veel teiega kaasa nagu. Siis ühel hetkel lihtsalt kaob ära. Ees on nagu see, et pannakse kraavi autoga ja käiakse üle katuse lihtsalt. Mida minu jaoks on see kuidagi vastuvõetamatu. Ma primeeriks tõesti neid autojuhte, kes tõesti oskavad sõita ja ei pane enda võimeid nagu proovile. Mina kui omale auto nagu saaksin kunagi. Teen load ära. Ma ei tea, ma sõidan küll enda võimetega nii, kuidas ma oskan. Ma ei hakka nagu trügima või enda võimeid panema proovile, et ütleme, et kui ma hakkan kunagi taksot võib-olla sõitma, 2 aastat peab olema see juhi kogemus, et siis kui taksot sõita, et siis ma ei tea, emergency olukorra tõesti ma üritan nii kiiresti sõita kui saan, on ju, aga muidu
sihuke asi on nagu mulle vastuvõetamatu. Et hakkan sõitma, teen load ära, hakkan kohe sõitma kiiresti. Ja ei saa aru nagu, et autokiirus on juba 100 kilomeetrit tunnis või 150 kilti tunnis, et siis panen matsu ühest üks hetk ja auto on üle tee, see käib kähku, 1 sekund. Ma ei poolda sellist asja lihtsalt. Mulle ei meeldi üldse siuke asi nagu kihutamine. Ma ei tea, see tõmbab kuidagi hirmu sisse mulle. Samas ma nagu ise, kui mina on nagu liikleja, kes liigub jalgsi. Noh, ma ei mõtle iga päev sellele, et äkki mingi auto, et ma lähen välja nüüd auto nüüd mingi äkki sõidab mul otsa, ma ei mõtle sellele, noh. Ma ikka vaatan liikluses ise nagu ka, et paremale vasakule alati, kui ma tee peal kõigepealt olen, ma vaatan ikka paremale vasakule nagu enese kaitseks, et jumala eest autot tule, et äkki ei sõida otsa mulle. Mul on juhtunud, kus on tehtud nalja krossikaga oli. Kus sõideti meelega hästi lähedalt, ma mäletan. Tulin koolist, oma kodutee oli, siis tuli 2 krossika venda vastu. Ma teadsin ka nüüd seda 2 venda. Tulid hästi liigidelt meelega nagu. Ma ei tea, kas see oli niisama naljaga või kiuseks, ma ei tea. Aga see on ebanormaalne nagu. Kahju on vaadata neid autojuhte või noh, kes panevad oma võimed proovile. Ma ei tea, teil on üks elu ainult elada, te panete kõigi elu ohtu lihtsalt, pluss enda elu. Ma ei tea. Ma mängin enne kuradi rallimänge tõesti nagu, seal on nagu suremisviis või auto lammutamisviis on tohutul, kus auto katki läheb. Ja on 1000 korda võimalus ellu jääda rohkem kui päris elus. Mõnel võib-olla jutt jõuab kohale, mõnel ei jõua. Mul on hea meel, et mul autot ei ole praegu. Mõtle, kui mina teeksin avarii, sõidan kellegi alla. Kogemata juhtub. Ja siis pärast lähen veel musta nimekirja. Ei tahaks seda väga. Suht kurb nagu. Aga kui te tahate liikluses kõik üle panna, enda võimeid näidata, et ma oskan nüüd sõita, ma olen proff-autojuht, siis no. See ei ole sina ise, see on sinu ego lihtsalt, kes teeb seda. Te võib-olla ise ei saa aru. Ja see on teie ego boostimine, et boostite ego sellega, et panete auto võimed üle oma võimete ja siis nagu yes. Te ei ole ju mingi Ott Tänak, kes oskab sõita autoga. Ott Tänak paneb pisikestest kurvilistest teedest paneb seal ütleme 150 on ju. Ta oskab sõita, ta on aastaid sõitnud. Te olete ka võib-olla aastaid sõitnud, aga teil ei ole sellist autot nagu Ott Tänakul, et panete täie pasaga mingi külge ees, on äge, naistele näitate enda mingeid asju. Võimeid, ma oskan autoga driftida. Ma ei saa aru. See on arvatud noorte pool populaarne, aga ei. Ma ei kiida seda heaks. Üldse ei meeldi see. Miks on vaja inimeste elud ohtu panna? Ma ei saa eestlastest aru, tüüpilised eestlased, kes ei oska lihtsalt autoga sõita nagu. Nukker vaadata seda lausa. Ma ei tea, minu jutt vist lõpeb küll ära siin. Teeme väikse hüppe ja ai. Okei, teeme selle uuesti väikse asja.
okei, see läks juba putsi. Mul on hea meel, et ma liikluses ei ole autoga. Siis ma ei saa... See on nagu okei see. 12 sekundit. Smash. No ei vaba. Aijaa! Juba läks persse. Lõpp läks. Algus oli hea, lõpp läks. Okei, peaaegu. Ma ei tea, mitmes kord see on juba. Nüüd teeme ära. Drift. Kuld. Ja minu poolt on praeguseks, ma ei tea, kõik või? Tegime selle Fordiga ära, tõmbasime kulla kätte ja level 13. Ei tulnud, peaaegu. Ei, ma ei tahtnud uuesti. Okei, mis iganes. Ma loodan, et teile see jutt nagu läks peale. Ja loodan, et te võetate täiesti õppust, aga no sellel ei ole nagu nii pointi, kui ma räägin. Aga ärge lihtsalt astuge enda üle võimete. Siis on kõigile ohutum. Miks politsei räägib seda, et te ei läheks üle enda võimet, aga no teil on see jutt, eestlasel on see jutt nagu hane selga vesi, nii et kõige kaunist teile.